Tere tulemast kuulama podcasti Ilu ei anna häbeneda. Mina olen Agve Kask ja minuga on stuudios Liisa Raudmets. Tere taas! Tere taas! Ja korra meie juba oleme podcasti koos teinud ja selgub, et teeme jälle. Mis sa vahepeal teinud oled? Agve, ma olen täpselt mitte midagi teinud. Selles mõttes, kui sa mõtled nagu esteetika valdkonnast, et ma olen siiamaani siis lapsega kodus. Ikka naudin seda nii-öelda rullimist kodus, aga kaua sa rullid kodus nüüd? Et on aeg välja tulla? Jaa, ei no vaikselt ma pean. See on, mõtle, kui mõnus on ju kodus diivani peal rullida, on ju. Aga küsitakse juba ka, et kunas ma nii-öelda tagasi lähen. Ma arvan, et varsti. Ma annan igatahes teada. Ma tahtsin öelda, et see, et sa mitte midagi teinud ei ole, on täiesti vale jutt. Et kui ma vaatan sinu Instagrami kontot, siis seal on sul väga aktiivne tegevus ja sa teed rohkem kui mõnigi spetsialist siin Eestis, et kindlasti sa oled väga palju teinud ja mina ka jälgin sinu postitusi. Et väga sellised sisurohked postitused, väga harivad. Nii et oled sa teinud igasuguseid asju siin, ma vaatan. Tegelikult tundub, et meil on selles mõttes sarnane suund, et sina muidugi oled teiselt poolt nagu praktikas hästi tugevalt sees on, aga me nagu mõlemad tahame võib-olla või näeme, et on vaja inimesi harida rohkem selles valdkonnas on ilu- ja nahahoolduses, et klientide pealt näed on ju, et kui nad käivad. Väga palju müra, et selles mõttes. Ja miks me täna siin oleme, alustame sellest ka, et me teemegi sellise esteetikatunni, nagu sa alguses ütlesid, täiesti vabas vormis ja me vastamegi küsimustele, mis on meile siis tulnud läbi Instagrami või siis ka läbi meiliaadressi või kuhu iganes. Meile on tegelikult neid küsimusi ikkagi saadetud ja hakkamegi nendele vastama. Et võtame sinu küsimused siis ette. Küsimus. Mis on tõhusamad mitteinvasiivsed silma- ja näohooldused 45+ vanuses naisele? Mulle tuleb hästi palju nahahooldusküsimusi, et võib-olla räägime inimestele kõigepealt, mis mitteinvasiivne tähendab, et vähemalt minu silmis see tähendab siis seda, et me nahka ei läbista, nahka kuidagi nii-öelda katki ei tee, ei järrita, et ma ei tea, kui palju sinu praksises üldse on selliseid mitteinvasiivseid protseduure, et väga vähe. Vähe on ju. Ja mina saan rääkida on ju nahahooldusest, aga ütleme siis küpsema naha jaoks. 45+. See on selline küpse nahk on ju. Ma ütleks isegi 35+ on ka juba selline küpsem, oleneb, mida inimene on teinud varasemalt. Tegelikult ma ütleks ka sellepärast, et 30-ndad on ju see aeg, kus me näeme neid esimesi päikesekahjustusi, nii-öelda seda fotovananemist nahal on ju. Et foto vananemine nahal, ma ikkagi tihtipeale inimesed ei saa aru, mida see tähendab. Et mis see tähendab, Liisa? Foto vananemine? Ütleme, kasutan mõnikord veel ühte julmemat sõna, mis on kiirguskahjustus. Et siis põhimõtteliselt see on selline nahakahjustus, mille sa oled siis saanud sellest, et sa elad siin ilmas. Me ei ela ju keegi keldris, me puutume kokku siis päikesevalgusega, kus siis tuleb UV-kiirgus, nähtav valgus, sinine valgus on ju, infrapuna. Et see kõik tegelikult ju mõjutab meie nahka ja siis tavaliselt see 30+ on see, kus me näeme siis, kuidas see väljendub, on siis need pigmendilaigud, nii-öelda tumedamad laigud naha peal on ju. Võib-olla mõni kapillaarike lõhkenud, inimesed näevad nina juures, vaata neid esimesi kapillaare. Peened kortsujooned, et seda kõike me saame tegelikult siis nimetada fotokahjustuseks. Ja kuidas me siis saame, kui on juba tekkinud, kas hilja ei ole hakata tegelema? Tegelikult on hilja, ma pean silmas siis mitteinvasiivsete asjadega, et mina oma jälgijatele ka Instagramis, et ma üritan selgeks teha seda, et nahahoolduses nagu it can only do so much. Et tegelikult ju see saab, kui sa alustad varakult, me saame ennetada selle näiteks päikesekaitsekreemiga, aga kui sul on juba kortsud tekkinud, siis ma arvan, sa nõustud minuga, et kui sa kreemi paned, sa ei saa seda kortsujoont mitte kuskile ära kaotada. Ei nõustun. Täiesti 100% nõustun. Muidugi see ei tähenda, et nüüd koduhooldus oleks mõttetu, et seda kindlasti peab tegema, aga ta nii-öelda aitab kaasa, aga paratamatult tuleb teha ka invasiivseid protseduure ja ilma nendeta mina arvan, et ei saa.
kui sa tahad nii-öelda tõesti parem välja näha, et tahad mitte nüüd 20 aastat noorem välja näha, vaid tõesti sa tahad säilitada seda, mis sul on. Või siis seda nii-öelda kortsujoont siis ära nii-öelda jutumärgides kaotada. Aga nagu tulles tagasi, samas sa ju näed ka neid inimesi, kliente, kes tulevadki, et nad ei tahagi midagi invasiivset, nad ei taha süstida, nad ei taha mingeid lasereid. Et siis ma selgitangi rahulikult ära, et ootused nagu paika panna. Et kui nad saavad aru, mis nad siis ootavad või mis see eesmärk on, siis ma võin vabalt rääkida siis sellest, kuidas niisutavad kreemid aitavad, kuidas su toitumine, vee joomine, suitsetamisest loobumine näiteks on ju. Et seal on teatud aktiivained. No teeme siis sellise patsiendi näite. Tuleb näiteks 35-aastane patsient või klient, kes siis on päikese nii-öelda kahjustusega, näha, et tal on kortsud, pigmenti, nahk on kuiv, et mis sa talle koduhoolduseks soovitad? No see on hästi individuaalne, on ju. Kõigepealt tulebki see kogu anamneestelt kokku võtta, et mida ta üldse kodus kasutab. Mitte midagi ei kasuta. Mitte midagi ei kasuta. Nivea kreemi paneb. Mis ei ole halb, on ju? Mis ei ole halb, seal on selles mõttes mineraalõli sees, on ju, mis aitab siis veekadu hästi takistada, on ju. Aga ütleme, siis ma paneksin kohe kindlasti naha ABC, on ju. Mis see on naha ABC? Nahahoolduse ABC ehk siis puhastustoode, et hakkaks siis kasutama pesukeeli, puhastusvahtu, räägime läbi, et mis talle endale nagu meeldib. Aga üks puhastustoode, niisutav kreem ja päikesekaitsekreem. Ja ongi kõik? Tegelikult ma paneksin selle teega sinna juurde, mis on see aktiivaine siis. Sest kui meil tuleb 30+ inimene, siin ka küsiti 45 on ja 45+, siis me ju teame ka seda, et naharakud uuenevad aeglasemalt. Et siis on vaja näiteks et see nahk ei näeks tuhm välja, mina paneks siis kooriva toimaine arvatavasti sinna sisse. See võiks olla kooriv toimaine, see ei ütle mitte midagi kellelegi praegu, ma arvan. Ja oleneb inimesest, on ju, aga näiteks kui ma mõtlen 35, 45, miks mitte glükoolhappe, piimhappe, et see oleneb naha seisukorrast. Ja need kuidagi ei ärrita ka nahk, et need on pigem sellised õrnemapoolsed, et kui võtta näiteks retinool, et ta on natukene juba ju agressiivsem või kuidas sa hästi arvad? Oleneb tootest. Tänapäeval on ju saadaval nii glükoolhappe, sa võid poest saada, on 12%, samas sa võid saada 2%, on ju. Ja oleneb ka see, et osadel inimestel näiteks ka, kui sa tood näitena, et ta ei ole mitte midagi kasutanud, siis ta hakkab iga päev näiteks kasutama 2 korda päevas. Ja siis on 3 päeva pärast niimoodi, et nahk põleb peas, on ju. Et ma räägiks rahulikult läbi selle ABC, üle päeva või üle paari päeva paneks siis need aktiivained, mingid koorivad toimed ja hea niisutava kreemi. Ja kui sa naha eest hoolitsed, tegelikult ma arvan, ta näeb ikkagi seda efekti seal silmaümbrusel ka, et see nahk on niisutatud ja selline natuke rohkem nagu plampt, on ju. Särab. Aga ütleme siis, toome siis selle reaalsuse, et aga ega ta seda kortsu sealt ära ei võta liikuvalt silmalt. Et mis on meie kokkuvõte, mis me siis soovitasime mitteinvasiivset? No ongi põhimõtteliselt toitumine, vesi, päikesekaitse ja aktiivaine nii-öelda siis igapäevasesse hooldusesse, et koduhoolduse üle vaadata. Ja kliinikus me teeme tegelikult, ütleme, mis ei ole nii invasiivsed, võib-olla mingid kergemad happed, ala sellised peplusmaskid on ja, et midagi taolist, aga... Kosmeetika juures näohooldused, sellised sügava niisutavad võib-olla näohooldused, et need on ju ka kõik teretulnud, on ju. Just. Aga muidu ikkagi, kui tahta seda kortsukest siledamaks saada, siis mina küll leian, et kas või mesoteraapia. Et just need silmaalused, kaelapiirkond, mis meil läheb vanusega, on näha kohe, eks ole, dekoltee, mille eest väga vähesed tegelikult, ma ei taha öelda väga vähesed, aga pigem pööratakse rõhku ikkagi näole ja jäetakse välja siis kael ja dekoltee. Aga tegelikkuses ju need on sellised esmased võib-olla tundemärgi, sa näed sealt kõige enam, et näed, sealt hakkab juba nagu minema. Ja nahk on seal õhem, et see nahakahjustus on nagu kergemini tekkima. Et ma alati ütlen ka seda klientidele, et ega ilma asjata ei ole see lause, et vanust vaadatakse käte ja kaela järgi. On just, ja ma tahtsingi käed ka öelda näiteks. Kuidas on kätega lood? Et eks ta ongi käed samamoodi suvel, võib-olla paremas seisus, talvel on seda külma ja kuiva nii palju, on ju, aga mida siis kätega teha? Mul tuli praegu muideks meelde see, et ma olen pikka aega otsinud uusi kindaid, et ma varakevades panen jälle autosõitmise ajal omale kindad kätte, et kaitsta selle UV-kiirguse eest
et see on ka põhiline, jällegi nahk on õhuke, on ju. Ja mis ma veel ütlen, tegelikult need kindad mitte ainult autosõidu ajal, aga näiteks kui sa kodus süüa teed, nõusid pesed, aiatöid teed, no mis iganes, tegelikult see esimene asi on see, et kaitse oma käsi ärritajate eest ja siis õhtuti, kui paned veel näiteks rasvasekreemi, siis sa võid kindaid kasutada nii-öelda nagu süvaniisutuse eesmärgil, et sa paned hästi paksult selle kreemi ära ja siis kindad veel kätte, et takistada selle toote nagu, ütleme siis aurustumist. Et kindad. Jah, kindad kindlasti ja kui on nüüd tõesti olukord juba selline, et on näha, et kinnastest ja kreemidest pole kasu, siis minu lemmikprotseduur kätele tegelikult on Radies ja omaveri, et biostimulant ikkagi väga kenasti toimetab ja omaveresüstid ka väga head. Kas sa kombineerid neid kahte või sa teed emba-kumba? Ei, ma teen emba-kumba ja et alati saab teha järk-järgult niimoodi, ma vaatan vastavalt kätele, et kuidas seal parasjagu olukord on, aga jaa, et minu üllatuseks omavere protseduuriga ma olen väga häid tulemusi saanud, et ma ütlen ausalt, algselt olin ka skeptiline, aga tegelikult väga hästi toimib. Mina olen suur fänn. Jah, et ta ei ole nagu selles mõttes nagu botox või täide, mis kohe annab sulle vau-efekti, aga seal on need kasvufaktorid sees, mis tegelikult on pikaajalised, et annab pikaajalise tulemuse ja reaalselt sul ongi see tulemus. Kas sa teed PRP-d või sa teed IPRF-i? IPRF-i, mina teen IPRF-i ja puhtalt sellepärast, et seal on pikaajalisemad tulemused, seal on see vahe, et võtta tsentrifuugi vahe, kuidas seal nii-öelda see parameetrid on, et PRP-s siis eralduvad kasvufaktorid kiiremini, tulemus tuleb kiiremini, patsient näeb tulemust kiiremini, aga ta kaob ka kiiremini ära. IPRF-is on see, et tsentrifuugis tulevad aeglasemalt, nüüd eralduvad kasvufaktorid aeglasemalt ja tulemus on siis pikaajalisem. Minu arust seal peaks olema ka see, et kasvufaktorite hulk on suurem, kui on PRP-s, et aga valdavalt tehaksegi IPRF-i, minu arust seda nimetatakse lausa niimoodi, et see PRP on pigem nagu esimese generatsiooni oma ja IPRF nagu teise, aga ma olen ka suur fänn kombineerida just, kas siis nagu ainult üksi teha, nagu monoteraapiana või siis teed sa mikronõelumist, lasereid, iganes pane seda IPRF-i aga peale. Jah, IPRF-i saab igale poole tegelikult ju peale panna, et ei ole üldse probleemi. Aga ei, PRP on ka hea, mõlemad omavere protseduurid selles mõttes, et on head. Nii, vaatame, me hüppame tihti peale, vaatame esimese podcasti ka hüppasime nagu teemast, et selles mõttes lähme siit edasi, et mismoodi toonikut mitsellaarvett ikkagi kasutama peab. Räägime nüüd selle ära, see on nagu küsimus, mida küsitakse hästi palju. Ja ma imestan, et seda nii palju küsitakse, aga ütleme siis niimoodi, et paneme selle kriipsu siis toonik ja näovesi nagu kokku ja siis nende vahele selle eralduskriipsu mitsellaarvee vahel. Et mitsellaarvesi on puhastustoode. See sisaldab alati siis surfaktante, mis on need pindaktiivsed ained. Ja need on siis need ained, mis seonduvad sul nahal siis mustusega, näiteks siis kas rasu või päikesekaitse või nähtava mustusega on ja sellise rasvlahustava mustusega ja samas ka veega, vesilahustuvusega. Et mis tähendab seda, et siis sa saad loputada maha selle mustuse, on ju. Tegin selle viimase Instagrami postituse ka puhastustoodetest ja seepidest, on ju. Surfaktante on väga erinevaid ja osad on karmimad, osad on leebemad. Need surfaktandid, mida kasutatakse mitsellaarveedes, on väga-väga leebed üldjuhul. Ja ma toon siin näite enda lemmik mitsellaarveega, mis on see Bioderma Sensibio H2O, see on ülipopulaarne, see on nii hea, ma ei ole leidnud veel, mis oleks asendust, aga ma katsetan, et mul on avatud meelega, aga see mitsellaarvesi sisaldab ainult ühte pindaktiivset ainet ja see on ka ülileebe, et suure tõenäosusega kui sa selle enda nahale jätad, sul ei teki mingit kohest ärritust. Samas me ei tea, mis juhtub siis, kui sa pidevalt seda naha peale jätad. Et see tundlikkus võib aja jooksul tekkida. Sest kirjandus näitab, et surfaktandid peaksid siis nahal olema võimalikult vähest aega. Mida kauem nad nahal on, seda suurema tõenäosusega nad tekitavad ärritust. Ja kui nad on eriti karmid, siis on ka see, vaata, kus on näo ära pesed on ja siis sa saad selle squeaky clean tunde, vaata, kus on hästi selline nagu kuiv ja kiskuv see nahk, mis paljud arvavad, et nii peabki olema.
et ühesõnaga, minu isiklik arvamus ja mida ma ka enda klientidele soovitan, on see, et mitsellaarvesi on puhastustoode, kui sa seda kasutad, pese, kas mina teen nii, et võtan enne mitsellaarveega, siis pesen pesukeeliga. Või siis ütleme, kui sa teed vastupidi ja kasutad mitsellaarvet teisena, et siis loputama nagu veega üle. Aga samas, nagu seal küsimuses ka tuuakse välja, et aga mul kosmeetik soovitas teistpidi. No see on selline koht, et ma nüüd ei ütleks, et see kosmeetik on et mis ta räägib, et ta nüüd täiesti, see on vale, on ju. Et see on natuke selline, et sama nagu silmakreemidega, et kellele meeldivad, kellele mitte. Et osad ütlevad, et peab kasutama, teised ütlevad, et aga kasuta näokreemi, on ju. Et no mina olen sama meelt sinuga, et mina samamoodi oma klientidele ütlen, et mitsellaarvesi on pigem, et sa võtad selle mustuse maha. Üleüldse mina tegelikult hommikul väga ise isiklikult ei kasuta mitsellaarvet, et lihtsalt pesukeel vahuga nägu üle, panen kreemi peale ja päikesekaitse ja ongi kõik, et vahel isegi pane seerumit, et väga lihtne selline basic hooldus on, oleneb muidugi aasta ajast, kuidas sul nahk on, olukord on, et vastavalt sellele siis kas tuleb seerum või ei tule seerum alla. Ja õhtul pigem on just see, et mitsellaarveega võtan mustuse maha, kui on meik peal, võtan sellega ka meigi maha. Näiteks selle, mis ta meil oli, see lemmik Sensibio. Jah, just, et Bioderma Sensibio, et sellega saab kenasti ka tegelikult silmameigi maha võtta, et ei hakka kipitama, sest osadega hakkab, on ju, et sellega meigi maha ja siis ikkagi pesukeel vahuga veel üle ja ongi tegelikult kõik, et panen kreemid, öökreemid peale ja ongi lihtne hooldus. Aga toonik ja, et kuhu sa selle tooniku siis asetsed, et sul on see mitsellaarvesi, siis on pesukeel vaht ja kas sa paned siis tooniku peale? Tegelikult on see, et minu silmis jälle ma räägin enda arvamusest, toonik ja näovesi ei ole üldse selline nagu 100% vajalik osa nahahooldusest. Toonik on jälle selline, et minu arvates oleneb ju firmast, mida see tähendab. Et ma võin osta tooniku, mis on näiteks ainult niisutavate toimeainetega üliõrn ja siis ma võin osta tooniku, kus on glükoolhappe sees. Mõlemad on toonikud, et võta nüüd kinni, on ju. Et mis mulle endale tundub, on see, et viimasel ajal pigem toonik tähendab toodet, kus on kas kerged happed, olgu nad kas või siis need nõrgad, on ju, pH või mingid sellised fermenteeritud toimeained, ühesõnaga mingid nagu rohkem aktiivaineid kui puhtalt näovees, mis on siis tavaliselt pigem ala mingi roosivesi või niisutav või selline. Et ütleme nii, et jah, kui sa soovid seda toonikut kasutada või näovett, siis pärast näo puhastamist. Ehk siis sa oled need mitsellaarveed, pesukeelid, asjad ära kasutanud ja siis sa tõmbad naha üle veel toonikuga. Ja seda maha enam ei pese? Jah, see jääb nahale, sest üldjuhul siis need tooted ei sisalda neid pindaktiivseid aineid. Et need ma jätaks nahale. Tooniku fänn sina ei ole ühesõnaga? Oleneb tootest, oleneb, mis seisukorras mu nahk on. Mulle iseenesest vedelad nahahooldustooted ala need näoveed ja essentsid meeldivad, aga nüüd ongi see, et kas ta ka hetkel vajalik on, ju. Ja kui ta on toonik, mis sisaldab hapet, siis tegelikult ju ma teda otseselt toonikuks ei nimeta, ta on kooriv toimeaine mu nahahoolduses, et siis ma kasutan teda ju kui koorijana. No mina ütlen ausalt, et kui mõnest tootest võib sõltuvusse jääda küll, et mingi hetk mulle väga üks toonik meeldis ja otsest vajadust ma arvan, et mul ei olnud, aga see oli nii käe sees. Ma võin nimetada küll ja see oli see La Roche-Posay Effaclar toonik. Ta jättis lihtsalt, ma pole nüüd pikalt kasutanud seda, aga ta jättis nagu nii mõnusa värske sellise tunde näonahale, et kui ta nagu, vaata kui on rasusem nahk. Ja, ma just mõtlen, seal happe oli sees, vaata peast ei mäleta, aga... On, minu teada, et kui on natukenegi selline rasusem nahk või on poorid suurenenud, minust ideaalne. Et ma saan aru, et apteegis saavad need otsa varsti. Aga... meil ei ole nagu, me ei tee koostööd, mitte millega sinna lihtsalt oma lemmiktooted, mis meelde tulevad. Aga ma arvan, et on ja mina ei ole leidnud nagu muud toonikut. Lihtsalt võib-olla ei ole nii palju ka katsetanud ja sa kindlasti katsetad rohkem, ma arvan, toodete osas, et minu nahk ei kannata katsetamist, ma olen katsetanud ja ma reaalselt olen tekitanud endale akne, et lihtsalt liiga palju, liiga tihti erinevaid tooteid ja lõpuks on selline müüse sul näos, et ise ka ei saa lõpuks aru, et mis siis nüüd teha. Aga täpselt ongi, tegelikult peakski olema nii, et on ju less is more, mida vähem seda parem. Et kui endale peaks iga päev päikesekaitset nahale kandma, kas siis lapsele ka?
No laps on ju, mis lapsest me räägime, on ju 0–18, aga ütleme siis niimoodi, et minul on laps 1,8 on ju. Mina ei kanna tema nahale igapäevaselt päikesekaitsekreemi. Päikesekaitset üldjuhul soovitatakse alates 6. elukuust, aga siin laste naha puhul mängib rolli see, et nende nahk ei ole veel ütleme siis nagu nii välja arenenud või ütleme, neil ei ole nii nagu täiskasvanutel, et naha kaitsebarjäär on nõrgem ja mina üldjuhul väikestel lastel ja sellistel toddleritel, eesti keeles neid nimetada. Väikelastel. Eelkõige ma soovitan mütsid, pika käistega mingid trikood, UPF-riided on ju, mis on see märgistus, mis näitab päikesekaitset seal peal. Mingid telgid või varjud on ju, et pigem nagu niimoodi kaitsta. Aga nad on vees ikka möllavad ju seal selles mõttes, et siis ikka näo peale, eks ole, päikesekaitse. Kui on see varakevadest, see hilissügiseni aeg, siis muidugi päikesekaitse nahale. Aga nüüd niimoodi, et ma aastaringselt ka Eestis olles nii-öelda siin talvel soovitaksin seda, mina ei näe nagu vajadust. Arvestades veel eriti see, et enam ei olnud, kas sa viid, siis lähed ise tööle hommikul pimedas või näiteks lasteaeda, õhtul pimedas lähed järgi ka, et aga kliimas on ju. Jah, võt, kui ongi lasteaias, koolis, mina ka otseselt vajadust ei näe, küll aga vaata, kui on nüüd väike laps, käib jalutamas siin, päris pikad jalutuskäigud, et varakevadel kindlasti on ju. Ja, siis ma ikkagi soovitaksin ja ikkagi sinna juurde ka müts on või see kaabu ja siis ütleme... Müts peas püsib. Jah. Meil on praegu see, et kindad ei püsi käes, aga... Oota, kui see müts ka hakkab lendama. Õudne. Aga ütleme siis juba eelteismelised, teismelised, võt seal võiks olla juba see, kus võiks olla see päikesekaitse harjumus või see näohoolduse harjumus, et see, et sa aitad tal nagu seda harjumust tekitada. Et seal ma juba küll suunaks või ma arvan, on see, et kui ta näeb, et mina kasutan, siis tal tekib endal ka see harjumus. Aga kui vanalt peaks üldse hakkama siis laps oma nii-öelda näonaha eest hoolt kandma, nii-öelda igapäevaselt kreemitama, kas see on vajalik? Oleneb on ju lapsest, lapse nahast, meil on ju siin väike lapsi, üsna tavaline on neil see atoopiline dermatiit, et jah, kui nad on väike lapsed, siis on see nii-öelda vanema vastutus eelkõige neid igapäevaselt ja lausa 2 korda päevas kreemitada. Aga ma ütleks, teismelised on selline aeg, kus mina soovitaksin alustada nahahooldusega, sest seal on need tulevad... Ehk siis 12 vanus? Tänapäeval juba varem, 9-10, sellepärast, et on ju minu arvates vist on juba uuringud ka näitanud, et see nii-öelda puberteet on nagu ettepoole tulnud, on ju? Ja, okei. Et siis jah, kui hormoonid hakkavad nii-öelda probleemid hakkavad tekkima siis jah. Jah, et on näha, et on poolid suurenenud, rasu tekib juurde, et siis võiks juba, eks ole, hakata ennetama enne, kui on asi hull. Ja pigem just see, et saadagi need harjumused nagu sisse, et siis on see, et ei ole seda, et tekiks üldse mõte pesta näiteks dušikeeliga oma nägu või või ei oska kasutada. Kas tretinoiini kasutamine tuleks suvisel ajal lõpetada? Meil on nii palju nahahooldusküsimusi, kus me protseduurideni ka jõuame. Oota, jõuame. Kiire vastus ei pea. Ma arvan, kes kasutab tretinoiini, mis on siis retseptiravimiga retinoid, iga arst või siis ka õde, kes on seal juures või siis pärast nahahooldust selgitanud ja soovitanud, siis teab, et seda tuleb kombineerida päikesekaitsekreemiga ja üldjuhul see kõige keerulisem periood on see, kui sa alustad seda tretinoiini kasutamist, kus nahk alles harjub, tekib see punetus, õhetus, võib-olla nahk koorub, ketendus, et kui sa selle üle elad, siis on juba üsna jutumärkides turvaline, ütleme siis nii, et päikesekaitset tuleb kindlasti kasutada, aga ei pea kasutamist lõpetama. Võib muidugi konsulteerida enda raviarstiga ja kui sul on tõesti võib-olla, kui sa oled mingi, ma ei tea, surfer ja et siis võib-olla tõesti välja vahetada mingi teise preparaadi vastu, et kui see elustiil on päikese mere on ja vesi, et on raske nagu, et siis aga see on kõik jälle selline nii spetsiifiline, et pigem enda raviarstiga rääkida. Et kas suvel kasutada pigem päevakreemi, mis sisaldab päikesekaitset või eraldi päikesekaitsetoodet? Umbad sa teed? Mina tegelikult soovitan niimoodi, et päevakreem pluss päikesekaitse.
eraldi ikkagi, et me ei tea kunagi, kui palju seda päikesekaitset seal sees on ja tavaliselt ta on seal 15 või isegi 20. Aga võiks olla see SPF 30–50 on ja nende tavakreemidega on see, et sa võid kasutada, aga sa pead võtma piisava koguse ja siis on see, et see kreem saab väga kiiresti otsa. Ja nad on ju tavaliselt kallimad. Et ütleme, võid embat-kumbat teha, kui sa kasutad piisavalt toodet. Mehel 24-aastane, üsna tugevad otsaesised kortsud, kuidas siis koduste vahenditega neid võimalikult palju vähendada. Et päikesekaitsega üritan teda harjutada, et mis siis teha? See on ka selles mõttes hea näide, vaata 24-aastane, et võrdlemisi noor on ju 20-ndates, aga hea näide selles mõttes, et vaata sügavad kortsud tegelikult, need olid otsaesisel või? Et ehe näide sellest, et arvatavasti selline tugev grimassitaja, et hästi osad inimesed räägivad, mida elavalt on ja kõik näos liigub, et siis tekivad need koduste vahenditega väga ei saagi ju. See on miimika, puhas lihase töö, et see ainult süveneb ja läheb hullemaks. Selles mõttes on väga hea, et ta soovitab päikesekaitset ja üritab seda harjutada, aga kui see kortsu on juba tekkinud on ja ta juba ütleb, et on süvenenud, siis mul üks klient rääkis, kuidas ta arvutiga töötades vaata paneb peegli endale ette, et siis ta kogu aeg näeb, et kas ta kortsutab või mitte, aga väga raske on kontrollida seda, et sa ei teeks. Aga koduste vahenditega keeruline, et võib-olla tõesti pidev niisutamine, kõik see pehmendab. Selles mõttes see kõik aitab, aga botuliintoksiin, lihtsalt öeldes, et nii ta paraku on, et miimika kortsude vastu on botuliintoksiin, minu meelest ainuke parim viis. Ja siin on ka tegelikult hea see, et kui sul on juba kortsu, hästi palju räägitakse sellest botuliintoksiiniga kortsude ennetamisest ja siis tulevad ülinoored 20-ndate alguses, kes on täiesti siledad, et ma tahan botuliintoksiini, botoksit, kus minu arvates ei peaks tegema. Jah. Iga asi õigel ajal. Just. Et ei tasu ka liialt ennetada, kui pole veel midagi ennetada, et selles mõttes saab ka teiste vahenditega, et kui kortsu tõesti ei ole, oled noor, ütleme siin ikkagi 24, et miks mitte mesoteraapiat, vabalt võib teha oma vereprotseduurid, kõik need pidurdavad. Biorevitalisatsiooni fänn ma olen ka olnud. Et need kõik on teretulnud protseduurid tegelikult ju noortele. PRP IPRF protseduur, kombineerimine teiste protseduuridega. Nii. See on jälle sinu teema, sina teed seda hästi palju. Mina kombineerin tõesti seda küllaki palju, seda saab kombineerida näiteks teha peale fotonoorendust, miks mitte, peale laserlihvimisi ka saab panna peale, teha kõike, et oleks taastumine kiirem ja taastumine ongi kiirem, et ja tulemused on paremad, siis ma kombineerin ka nii-öelda IPRF-is saab teha ka nii-öelda oma veretäitesüste, see ei tähenda, et ma midagi lisan ekstra sinna juurde, vaid ma kasutan erinevaid parameetreid tsentrifuugis ja ma saan sellise tihkema koostisosa, mille ma siis süstin patsiendile vastavalt sinna piirkonda. Jäägu nagu keeles isegi ütleks. Ja ta on ikkagi tihkem, aga ta kindlasti, ma ei ütle, et see tulemus on nüüd sama täitesüstiga, sest et ta nii tihke ta ei ole. Et tuleb ikkagi 3 korda teha, aga ta tulemused tegelikult on väga head. Kas sinu kliendid oskavad seda ise nagu küsida, seda kombineerimist või pigem tuldakse, küsitakse seda plasmahooldust? Ja ma ise vaatan, mina ise vaatan, et mis ma täpselt teen, sest et ega väga ei osata küsida, et kas sa kombineeriks mulle nüüd niimoodi, et ma vaatan täpselt vastavalt vajadusele ja esimesel korral ma ei teegi kohe nii-öelda oma verest täitesüsti, sellepärast nahk on vaja ette valmistada, et see on nagu, ma ütlen, see on nii oluline, et lihtsalt süstida kasvufaktoreid ilma igasuguse nii-öelda selle tihkema koostise osa selle IPRF-iga, et tulemus oleks parem, nahku vaja ette valmistada. See on tegelikult ülihea, et me siia jõudsime, sest mina nägin seda hästi palju, et kliendid jõuavad mingi ühe protseduuriga, näiteks sõbranna on teinud või nad on ise lugenud ja küsivad siis seda, et ma tahan seda protseduuri või mis on näiteks see kõige parem asi, näiteks mul on paarsada eurot või mul on 500 eurot, ütle mulle, mis see kõige parem asi on. Ja siis, kui sa üritad selgitada, et
no nii, tegelikult me peame nagu võib-olla kombineerima, et mitte ei pea, aga ütleme, et kõige õigem oleks kombineerida, kõige õigem oleks nahka ette valmistada, siis vahel see tundub nagu ma üritaks kliendile midagi peale suruda või nagu pähe määrida. Aga kusjuures see küsimus käis ka mul Instagramist läbi, et kuidas nagu valida spetsialisti, kes ei määriks sulle pähe asju. Et see... Aga ma arvan, et kas seda läbi ei näe, selles mõttes, et minu arvates hea spetsialist selgitab sulle ära, mida ja miks ta teeb. Ja ütleme lausa niimoodi nagu peegli ees, vaata, sa annad ka vist oma klientidele kõigile ju peegli ette, räägid, mis seisus su nahk on ja miks mida võiks teha ja kui sa midagi kombineerid, siis jällegi, miks ma seda teen. Ja samas, kui ta ütlebki, et aga mul on ma tahan näiteks seda ainult ühte asja, siis ma räägin ka selle stsenaariumi ära, et mis siis on, kui me ainult seda teeme või mis su ootused peaksid olema. Aga ma arvan, et kahtlane võib-olla on siis, kui ongi see, et tegelikult mida ma ühe näitena, ma ei hakka siin nimest nimetama mingid kliinikuid, aga kus näiteks kliendid on tagasi tulnud ja siis neile öeldakse, et oi, kõik on väga-väga-väga halvasti. Et sul on tugev nahakahjustus, kapillaarid on kõik lõhkenud ja tuleb, ma ei tea, 2000 euro eest teha siin erinevaid protseduure. Et minu arvates see on selline kahtlane jutt. Et ma ei tea, kas ükski... No, ütleme, see on nagu selline eetika küsimus ka, et kui sa oled spetsialist, ma siiralt tahan uskuda, et ei ole selliseid spetsialiste, kes nagu müüvad pähe lihtsalt, et teenida ise rohkem, aga kunagi ei tea. Kindlasti ka leidub, noh. Jah, kindlasti neid leidub. Me oleme võib-olla sellised naiivsed. Kaks naiivit. Aga meil on ka see, et kui sulle endale hästi meeldib see, mis sa teed ja sa tahad oma kliendile parimat, siis ongi see, et sa lähed nagu nii hoogu ja see on see, et aga teeme IPL-i ette, me saame selle pinna näiteks puhtaks ja stimuleerime natuke seda nahka ja siis me teeme need süstid ja asjad ja seda kõike võibki kliendile tunduda nagu palju, et oota, mis asja, et ma tulin sellele ühele protseduurile. Et ma arvan, et siin on erinevad selline nagu entusiasm ja kogemused ja kõik. Ja see, kuidas inimesega klapid on ja siis on kliendid, kes tahavad kohe kõike. Tee korraga, tee mulle, ma ei tea, korraga oma verd, pane veel täidet alla ja tee radessi peale. Et teeme kõike korraga, paneme 5 tundi aja enam. Et siis on ka see, kus nagu normaalne spetsialist ütleb, oota, stopp. Et nüüd me alustame hoopis sellest ja me teeme järk-järgult, et ma sind järgmine kuu ei oota. Ja ka mitte heas mõttes on ja ka mitte 2 nädala pärast, et lihtsalt nahk peab ka taastuma nendest protseduuridest ja me tahame näha tulemust. Et kuidas, me võime teha plaani, näiteks ma teen sinuga plaani, mida ma tahaks sulle teha, teen ühe protseduuri ära, vaatan, päris hea, et me ei peagi nii palju tegema. Ja see plaan muutub selles mõttes täpselt. Või siis teed ära, vaatad, no vähe. Et midagi nagu niimoodi, et nüüd me peame muutma, et võib-olla kohe natuke tõhusamalt tegema. Et seal on väga palju mängib rolli, kuidas see nahk hakkab reageerima. See on näomassaaž. Mis teed endale näomassaaži iga päev? Tead, mul oli periood, kus ma tegin iga päev, sellepärast, et mulle tundub, et see on praegu mingi IT-teema. Õudselt mulle viskas sotsiaalmeedias ette ka ühte naisterahvast, kes seal koostab oma kavasid ja teeb ja isegi üks uuring tuli päris põnev välja, aga kahjuks seal uuring oli ainult 5 osalejat, kus siis oli selline näomassaaži skeem, et selles mõttes mina usun või arvan, et näomassaaž on väga hea, kui sul on tursed, kui sul on sellist just nagu silmatursed või üldist paistetust on ju, et ta aitab kindlasti su sellist, ta aitab näole lisada on ju sära, vähendada neid turseid, miks ka plastikakirurgid ju pärast blefaroplastikat on silmade lõikust või näoringlõikust seda soovitavad, et ta kiirendab ju paranemist, stimuleerib vereringet, et seda kõike ma usun, aga siin võib-olla on see, et kus jällegi tuuakse see, et ta teeb kõike, ehk siis, et ta võtab nagu kõik kortsud ära ja tõmbab hästi siledaks, on ju, et seal ma meil ei ole. Tõstab 2 sentimeetrit, 2 millimeetrit üles poole, et seda ta vast ei tee. Ei, mina ei usu, aga samas ma selles mõttes, ta võib olla väga lõõgastav, ta võib väga mõnus selles mõttes protseduur su jaoks olla. Kindlasti ongi. Ja mina olen sama meelt, et ta võib ju teha, aga on see, et kui on tursed silma all, et kindlasti on vaja seda teadlikult teha, et seda lümfidrenaaži just vastupidi vaata ei tee, et sa teed veel hullemaks endal, et pigem tõesti mine nagu teadja inimese juurde, et eks neid TikTokis ja YouTube'is ja videosid ju palju, aga mina isiklikult läheksin, ma arvan küll spetsialisti juurde, kes päriselt oskab teha lümfimassaaži just nende tursete aspektis, et sa ei teeks endale hiljem
rohkem karuteenet. ja ma olen selles mõttes nõus. Ja see on selline õrn ikkagi massaaž, et ei ole tugev. Kuigi neid tugevaid on ka, aga jah, jällegi ma ei ole neid kursuseid võtnud, on ju, ma ei saa sellest rääkida. Vot, kui me siia tursete juurde tulime, siis tegelikult üks küsimus oli ka silmaaluste tursete kohta, et mida nendega teha? Mida siis teha? Ütleks, et tegelikult see on üks keerulisemaid piirkondi. Ma arvan, kui sinu juurde ka need kliendid satuvad, siis tegelikult see on nii nagu multifaktoriaalne, et seal ei ole kunagi, mina ei ole veel näinud, et seal oleks sellist ühte kindlat põhjust, et kui ma nüüd seda teen või selle ära lõpetad, siis sul need tursed täiesti kaovad ära. Et seal on kõik baasvajadused, ütleme siis uni, toitumine, vee joomine, siis erinevad tooted on ju sinna juurde, et äkki sul on mõned allergiad on ju, jällegi nüüd suitsetamised, kõik need, siis kuidas see nahk on seal vananenud, et kas silmad on nii-öelda auku vajunud, et kas seal oma rasv on nii-öelda vajunud. Kas seal on mingid anatoomilised iseärasused, kas seal on pigmenti. Songa, mis iganes. Et selles mõttes on mul läbi sotsiaalmeedia ma üldse ei taha nagu nõustada selles valdkonnas, et seal on hästi vaja seda, et sa näed nagu seda inimest, sa näed nahka, sa näed seda kõike katsuda, on ju. Jah, et siis, aga tursete jaoks protseduuridest. Ma ei ole nii ammu teinud, aga on olemas tegelikult eraldi silmapreparaat, mis ongi mõeldud ka tursetele, aga ma ütlen ausalt, et ma olen ka endale seda teinud ja ma läksin veel rohkem turse. Ajutiselt? Või sa mõtled nagu? Ajutiselt, nädal aega ajutiselt. Et tuleb nagu arvestada sellega, aga pärast läks heaks. Aga lihtsalt ongi see, et kuna see preparaat sisaldab ka hüalroonhapet ja kui sul on juba tursed, ta ikkagi korraks viskab sulle selle turse nõksa nagu suuremaks, et aga ta taandub. Mis on kõigi silmaaluste protseduuride puhul, see on nagu peame hoiatama, tegelikult ka IPL-i puhul osad lähevad väga-väga paiste, just silma alt. Jah, kellel on malaarkotid, et nendel on see oht ja isegi mina olen tähele pannud, et see on muidugi minu tähelepanek, aga kellel on tehtud silmaalune täitesüst, et ka see võib nii-öelda turset hetkeliselt esile kutsuda sinna. Mina olen seal pundis siis ütleme, ma ei ole nagu väga suur silmaaluste täitesüsti pooldaja. See on teatud juhtudel vajalik sügavalt luu peale seal süstida. Ma neid pindmisi väga ei armasta. Samas no sa võid ausalt öelda, see on nagu sinu kogemus ja arvamus. Võib-olla ma ei saa ka selles mõttes rääkida, et ma ei tee neid nii palju ja ma ei tee neid sellepärast, et ma ei usu neisse niimoodi. Et pigem ma teeksin sinna silma alla seda plasmahooldust. Aga samas on neid inimesi, keda ma suunan arsti juurde või õe juurde, kes on spetsialiseerunud silmaaluste täitesüstile. Aga see on pigem nagu, ütleme, neid on vähe. Et mina ka seda ei armasta just selle paistetuse tõttu ja just ka nagu hilise paistetuse tõttu. Jah, et võibki ju see tagantjärgi lüüa välja. Ütleme siin pool aastat, paar kuud rohkemgi veel on ilus ja siis tekib selline turse. Õnneks selle saab kõik ära lahustada. Ja samas ma ei taha ka inimesi hirmutada, et kui sa nüüd lähed ja sinu spetsialist soovitab sulle täitesüsti, võib-olla see on sulle vajalik ja siin oleneb ka preparaadi valikust, et on olema teatud preparaadid, siis mida meile meeldib rohkem silma alla teha ja mida me üldse ei taha silma alla teha. Et see on ka selline, et ma ei taha nüüd kedagi ära ehmatada. Mina olen seda meelt, et kui on vaja, tuleb teha. Väga hea lause. Tunnuslause tegema. Et kui ma nagu näen, et ikka on aukus ja seal ei ole nagu turseid eelnevalt, et reaalselt ongi geneetiliselt aukus kõik, et alati mina soovitan alatäidet teha silma alla ja ma teen ka silmaaluseid tegelikult, aga et ei tekiks neid turseid, et alati saab juurde panna, neid pelmeene ei taha tekitada, et nii ta on, aga eelistatult ikkagi alustada kuskilt mujalt, vaadata, mis on see probleem, äkki on vaja põsesarna teha, äkki on vaja midface'i toetada ja võib-olla ei olegi vaja seda silmaalust on ju selle täitesüstiga võib-olla teha. Anamneesi kogud ära ja seal on üldse mingi süsteemne probleem. Et aga see silmaalune on hästi selline kriitiline piirkond ja pigem mina ka teen sinna oma verd ja oma verega saab ka teha silma alla täitesüsti. Mitte täitesüsti, see oli nüüd väga vale lause. Nagu oma verest saab teha täitesüsti, nii-öelda nagu seda preparaati, mis on siis nagu natuke tihkem nagu täitesüstilaadne, et samas ta nagu parandab väga
hästi seda verevarustust seal ja naha kvaliteedi tase Jah. tõuseb ka väga kenasti. Ja siin alati ikkagi kuurina, seda Kuurina 3 korda ja Jah. 3 korda, pool aastat pausi kindlasti või siis on korra aastas. Et minu mentor, kes mind on koolitanud selle IPRF-i osas, ta näeb väga hea välja. Et ma küsisin ka, mis ta teebki on ju seda oma verd. Aga tema alustas niimoodi, ta ütles oma saladuse, et kui ta esimest korda tegi, siis ta tegi 2 kuuri. Ehk siis nagu 3 korda tegi ära, hoidis pausi ja tegi veel 3 korda. Ütleme siis aastas tegi 2 korda ja nüüd ta on nagu 1 korra peal. Et ja ma olen ka ma seda 2 korraga, ütleme siis seda skeemi, et teed oma kuuri ära ja siis jääd nagu korra kas poole või aasta tagant või aastas siis korra, 1 või 2 korda aastas. Ja mis ma tahtsin veel öelda, ma ei tea, kas sa juustele ka seda peanahale teen, väga teen. Kusjuures mina vaatan, et kui mul on ikka, ütleme, ka naisterahvastel ju see juuksepiir taandub, on ju, et on see siis hormonaalsel põhjustel või vanus või mis iganes, et ikka teen ja just kui ma näengi, et preparaati tuleb niivõrd hästi, siis ma alati süstin siia nii-öelda juuksepiiri juurde ka ja toimib. Ja, see on tõesti. Ja mina ütlen niimoodi, et sinna tuimestust peale ei pane, on ju, et kui mehed elavad üle, siis elavad sellega naised üle, et kuigi mõni naine ütleb küll, et issand, kuidas mehed selle üle elavad, aga siiamaani nagu on mehed väga hästi selle üle elanud, et tulevad tagasi selles mõttes. See tõesti toimib. Ja. Nii, aga ma küsin siit edasi, et kui ma huuli enam ei süsti, kas need on välja veninud? Mis huultega saab? Süstid. Ma ei ole veel kellelgi näinud välja veninud huuli. Kas sa oled aga näinud välja veninud huuli? Ei, aga minu juures ei käi ka sellised patsiendid, kes on väga üle süstitud, et mul on kuidagi väga, mul ei satu see, ma ei oska öelda, miks need ei tule mulle, võib-olla oskan, aga selles mõttes, no ma lihtsalt ise ei süsti selliseid suuri huuli. Ise ei süsti ja kui keegi tulekski, sa saadaks nad ära. Ma pakun lahustame, just. Aga see on ka maitse asi, on ju. Ma olen selles mõttes, ma kunagi uurisin kirjandust selle kohta, sest minul ka kogemus selles mõttes puudub, et ma ei ole nii üle süstitud huuli näinud, aga põhimõtteliselt mingid muutused võivad juhtuda, kui sul on tõesti seal mingi 5-7 milli sees. Ütleme siis süstal 1 on siis 1 milliliiter. Mis sa praktikas tavaliselt süstid? 1, mõnikord isegi vähem, on ju. Et aga kui sul tuleb keegi, kes on seal võib-olla tõesti süstinud 5-6 milliliitrit. Ja ei ole kunagi lahustanud ja süstib peale kogu aeg, et siis seal võib küll juhtuda, et huulekuju. Jah, huulekuju või mingid muutused on. Ei ole nii lastne enam, selles mõttes mitte lastne, aga ta ei ole nii prinkat enam selle koha peal. Aga seal on kindlasti igasuguseid muid probleeme, nii et jah. Lessismoor, ütleme nii. Ja siin, ütleme ka mitte nii palju lõtvus, aga näiteks kui sa ka lahustad on ja hyaluronidaasid, et siis mis võib ju ajutiselt olla, kuna ta lahustab ka oma naturaalselt, siis need huuled võivad olla natuke nagu sellised krimpsus või kuivemad. Ja samas ka see, et sa oled huule täitesüstiga harjunud, et nad on täidetud ja selline nagu plampt on ja et võib-olla sealt tuleb see arusaam, et nad on nagu välja veninud või tühjad või jah, eks me kõik harju selle uue olemisega ära, et kui sul on huuled natukene nii-öelda täidlasemad ja tihtipeale tegelikult mina teen ka selliseid huuli, kus teised võib-olla ei panegi tähele, et on tehtud, et ta on nii minimaalselt ja kui see ka minimaalne huul ära kaob, siis sa tegelikult vaatad, et tahaks tegelikult nüüd uuesti, et ta annab ikkagi natukene sellise nooruslikuma muidugi, värskema sellise oleku. Nii, okei. Mis on meeste top 3 protseduuri? No nii, see on küsimus sinule. Sinule ka. ma ei ole nüüd poolteist, kauem, 2 aastat praktiseerinud. Mehed käisid juuste, nii-öelda seda plasmahooldust tegemas juustele hästi palju, keemilises koorimises. Jah, väga sellised nõelaprotseduurid ei ole neil niimoodi populaarsed, vähemalt minu meestel, aga muidu, mis ongi sama, on juuksed ja siis on punetuse ravi, rosaatsia, kuperroosa. IPL-i tulevad. Just, IPL-i protseduur ja mis on veel, on botuliintoksiin ikkagi ja omaveri ma juba ütlesin juustele, et need on nagu võib-olla tõesti põhilisemad. Meeste puhul on see, et palju oli ka neid nii-öelda, kes elukaaslased on saatnud neid ja siis, kui mul käis ka mehi mesoteraapias, ilusti talutakse, et selles mõttes kõik on okei, aga meestel on võib-olla selline
aimdus võib-olla natuke halb, et see on, võib-olla arvatakse, et need on hästi naiselikud protseduurid või et kuidas ma tulen ja siis olen kuskil seal teki all ja nüüd lõõgastun, aga iga jumala kord, kui mul mehed käisid, tead, kuidas nad naudivad seda, et neid poputatakse. Minu arust see oli nii äge see, et algul nad tulevad sellised, et noh, ma siin tulin seda protseduuri tegema ja siis kui nad on seal laua peal pikali, sa puhastad, poputad neid, teed seda protseduuri, sa näed, kuidas neil nagu terve keha lõõgastub või on selline, et mõnus on ju. Ta lõpuks naudib, laseb selle mingi kaardi nagu maha on ju. Ma arvan, et ta naudib neid happekoorimisi, aga neid süsteprotseduuri no nii ja naa võib-olla, on ju. Jaa, tead, mul on ka ühe kliendiga oli üks meesterahvas, kes niimoodi ma tegin juuste peanahale siis seda plasmahooldust ja no see on vastik protseduur. Et ütleme niimoodi, et kui sul on kõrge valulävi, noh ikka natuke nagu liigutad, on ju, ja ta oli täiesti niimoodi. Ja ma olin niimoodi, et kas ma üldse süstin või mis toimub, on ju, ja oligi ta lihtsalt nii tugev valulävi ja nii selles mõttes oskas vist ennast nagu sellesse senni viia, et oli täiesti okei ja jah, mõni ei tunnegi, ütleb, et pole hullu, jah. Et ongi väga erinevad. Et sellepärast ma ka kunagi nagu ei taha kliente vaata hirmutada, umbes küsitakse ju, et kas on valus, et kas on ma ei tea, mina ise olen selline natuke nagu jänespiks on ja mul on võib-olla valusam, aga mõni, nagu ma näitena tõin neid ja teist ei pilguta silmagi, on ju. Ja mõni on ka küsinud, kas sa süstid juba? No võt, jah. Et ongi nii erinevad lihtsalt, et nii ja naa. Teie enda lemmikprotseduurid? 3. Ma küsisin kunagi su käest seda minu arust ma just peaks võrdlema seda huvi pärast. Aga mul kindlasti tuleb IPL. Aga mul on nahatooni pärast, et sul näiteks vist nii palju vaja ei ole, aga minul... IPL ikka on, ma teen iga aasta seda. Iga jumal aasta teen IPL-i. See aasta ma olen isegi rekordarvu teinud endale. Muidu ma teen 2 korda aastas endale raudset, aga see on juba 3. Ma olen 1 korra sel aastal teinud, aga... Ei, oota, aasta algas nüüd. Valetan siin praegu aasta alles. Mina käisin jaanuaris, jah, tegin nüüd ära. Aga ühesõnaga IPL on selline, milleta ma ei saaks elada. IPL mulle õudselt meeldib. Ja kus juures selle IPL-iga ma tahtsin öelda seda, et ei pea ootama alati sellist wow-efekti. Nagu me oleme siin rääkinud, et pigment läheb, punetuskaab on ja kõik need asjad, need lähevad vähemaks, aga on ka näiteks minu naha puhul on see, et kuna mul on, ma olen seda teinud juba päris mitu aastat, et siis mul ei olegi seda nagu wow-efekti, et mul on hea, mul on pehme, mul on poorid väiksemad, aga mul ei ole seda pigmenti enam niimoodi. Nii palju on ja kooru. Et esimese korraga ma nägin seda wow-efekti, ma ütlesin, vau. Nagu mis asi see on, et mul on kohvi, paksu, puru ja kõik asjad. Et loomulikult sa tahad seda kogu aeg kogeda, vaata, aga kui sul ei ole sealt midagi tulemas, siis ei ole. Punetusele tegelikult näeb, mõtleks, mul on kergesti punetav nahk, sellele ikkagi sa näed, et selles mõttes on vau, mis ma ütlen, et ma arvan, enamus punetavaid inimesi oskavad samastada, et kui seda punetust on ja kui seda on palju, siis see on ikkagi häiriv üldjuhul nagu klientide jaoks ja kui see muutus tuleb, siis see ongi nagu isegi väike muutus on tavaliselt nagu vau, et tõesti nagu võttis maha. Ja mulle meeldib IPL-i puhul, ma alati mingi 2-3 nädalat pärast seda näen, et nahk on kuidagi natuke nagu siuke pringim või et ta on nagu hästi vähe näha, aga ta on nagu ta on parem. Toonus on parem, ta särab ja poorid ongi väiksemad, et pluss lisaks ta ju kollageni stimuleerib ka ja päris palju saab komplimente. Just. Et ikka küsitakse, mida sa teed, et sa särad. Ja selle puhul on just see, et kuidas ma siis ütlen, miski nagu ei moondu või miski nagu selles mõttes ei muutu, et sa oled ikkagi nagu sina ise. Aga... Nii, IPL on siis tegelikult, ma saan aru, meil mõlemal üks lemmikprotseduure, mida me mõlemad teeme. Mis on veel? Mis ma just selle käigus ka mõtlesin, mis ma olen enne juba planeerinud, ma olen tahtnud su juurde tulla ka IPRF-i, et ma olen oma vere suur fänn, ma ei ole seda eelnevalt nii palju teinud, sest otsest nagu vajadust ei ole nii palju olnud, aga nüüd, kui ma olen mõelnud nagu läbi, et mida ma teeksin ja kuidas ma planeeriks, ma tule. Ma peaks sellest tegema mingi video. No nii. Et tule, aga tule ja selles mõttes siis saab teha ühe protseduuriga tegelikult päris palju, et kui vanasti ma tegin, ma ütlen nüüd ausalt, et vanasti ma tegin tõesti tegid ainult näo, ja sellepärast, et lihtsalt sa ei saanud nagu seda preparaati, ütleme seda omavere fibriinset nii palju kätte, aga nüüd, kuna ikka õpid ju kogu aeg juurde ja nii edasi, et siis nüüd ma saan rohkem. ja ma saan, ja sellepärast ma ütlesingi, ma muidugi teen juustesse ka, et ma võtan nagu maksimumi välja, et kuhu vähegi saab, teeme, et kui ma näen, et kuskil patsiendil on mingi arm, või ma küsin ka, et kas sul on mingit kohta, kuhu sa tahad veel, et ma süstin.
sellepärast, et ma ei taha nagu raisku ka lasta, on ju. Ja siis ma olen ka armi nii-öelda juurde ümbrusesse teinud, on need keisrilõikearmid või põletusarmid, mis iganes nagu, et tegelikult väga edukalt saab ka seda ühe protseduuri käigus kõike teha ja tule aga. Et jah, ühesõnaga minul on see, ma lisaksin selle IPRF-i nüüd, mida ma arvan varasemalt, ma ei ole nii-öelda topis olnud. Ja siis ma jään kõikuma biorevitalisatsiooni ja botulotoksiini vahel. Mul on kindel. Sul on botox? Mul on jah, botox. Et ütleme niimoodi, et see on ka see, mida ma kindlasti teen endale aastas 2 korda ja siis IPRF on ka sama, et nagu sulgi. Tegelikult vist pigem ütleks ka ikkagi siis botulotoksiin, sest nüüd ka, kui ma olen olnud kodus ja imetanud ja ma ei ole saanud teha seda botulotoksiini, siis ma ju vaatan seda kurjuse kortsu ja mul silma ümber on hästi tugev lihas, siis ma tegelikult ikkagi pidevalt mõtlen selle peale ja ma tean sees, et kui ma teeksin mingit biorevi või asja, siis tegelikult ta läheks küll paremaks, aga see korts jääks. Et tegelikult botulotoksiin on ainus, mis selle pidurdab seda süvenemist nii-öelda, on ju. Paneb selle piduri peale ja tegelikult ka annab selle kõige parema nagu silendava efekti. Aga ma olen babybotoksi fänn, et pigem nagu vähe ja selline, et jääb selline nagu kerge liikuvus. No see on isiklik, kuidas kellelgi on ju. Uued need preparaadid on turule ka, nii et sellised vähem sisaldava valguga need botuliintoksiinid, et mis jätavadki väga sellise loomuliku ilma. Aga kuna me oleme nii palju IPRF-i maininud, ütleme plasmahooldusest rääkinud, keda sa välistad, kellele sa ei tee või nagu saadad ukse pealt ära? Ütleme ei saada või soovitad midagi muud? No ütleme, et ikka patsient peab olema terve, et see on nagu põhiline ja oleneb, kui on väga-väga kuiv nahk, ma ikkagi teen biorevitalisatsiooni. Et see on minu kogemus, aga minu kogemuse põhjal, kui väga kuiva nahaga inimene tuleb, siis see biorevitalisatsioon on tõhusam. Et just seda niiskust nahas esile kutsuda. Ja sa valid biorevitalisatsiooni preparaadid, kui palju sa kasutad näiteks Profilot või mingid, ütleme, selliseid biostimulante? Ütleme, Profilot, ikkagi pigem kusjuures vähem, et puhtalt sellepärast, et oleneb jälle patsiendist. On jah, mõnikord on nii raske seletada nagu. Hästi palju, vaata kui patsient tuleb, ütleb, et tead, et mul on silmaalustega probleemid, otsmik on jumala hästi, seal on botox, et sinna pole vaja midagi teha, aga vaata silmaalused ja suupiirkond ja kõik on ja ma ei saa teha seda Profilot ju, sest et ma ei saa silma alla seda teha. Et jah, ma teen siia põsesarna juurde, aga ta ikkagi, see jääb ju töötlemata. Ja ma võtan teise preparaadi, et paraku ja biorevitalisatsiooni vaatas, et täielikult ju silma alla teha need muukesed sügavmad. Suu ümbrusele, igale poole see on ära katta, et aga kui on tõesti see olukord, kus patsient ütleb, et mul on vaja kiiresti ruttu sära ilma igasuguse nii-öelda, mis ta nüüd on? Downtown, ei downtown, see vale sõna. Taastumisaega. Siis muidugi, et teeme Profilot või teeme näiteks seda RRSH long lastingut. Mulle isegi meeldib see rohkem, et ta annab nagu ikkagi rohkem sellise lifting efekti, et aga siis meie topi panime paika, mis sul praegu klientide see stop protseduur on? Mida kõige rohkem tehakse? Vastavalt aastaajale, aga ikkagi on top 3 on botuliintoksiin, siis on IPRF ja IPL, täpselt need, mida ma endale teen. Me oleme nii basic, igav. Ei ole, Radi S on ka, Radi S ja biostimulant. Sellest võiks täiesti eraldi rääkida, ma arvan, võtta nagu selle podcasti teemaks, et Radi S-i suur fänn olen täielikult. See on teema, mida ma olen näinud, kuidas on viimastel aastatel sel ajal, kui mina kodus olen olnud, kui populaarseks see on läinud. Jah, et täitesüste ma ei tee nii palju, et sest et ma näen, ma saan Radi S-iga poole suurema ulatuses, poole rohkemas koguses teha nagu paremaid tulemusi, aga see ei tähenda seda, et ma üldse ei tee, kui on vaja, ma teen ja et aga lihtsalt saab nagu ka teistmoodi, et ja niita mul ei ole näiteks hinnakirjas. Võtsid täitsa maha? Võtsin maha ja ma polegi jõudnud panna, aga selles mõttes silmaniitide fänn ma olen, mulle silmaniidid meeldivad muide. Kas sa mõtled nüüd mesoniidid? Mesoniidid ja mesoniidid mulle meeldivad ja tornaadod ka jällegi need mesoniidid pigem siis on ja näiteks siia lõualoti alla, et kui kellelgi hakkab see lõtvus, siin on näha on ja
väga head tornaadod, aga ma ei taha nüüd kellelegi liiga teha. Ütlen ära selle. Ma ei ole suur niidi fänn, ma ei ole tõesti, ma tean, et osad siin Eestis on ja nad panevad ja tulevad imeilusad tulemused. Ma olen ka neid pannud, kui keegi väga tahab, ma panen, aga mina ei ole ka niidi fänn. Minu jaoks on lihtsalt teised lahendused. Ja aga tegelikult mulle tundub ka, et need niidid kuidagi tulid hästi kiiresti, läksid nagu vups ülesõne ja nüüd on jälle nagu maha rahunenud ja neid võib-olla nii palju ma ei tea. Ma arvan seda, et oleneb kliinikust, oleneb spetsialistist, kuidas keegi teeb tööd, kuidas keegi näeb neid tulemusi. Meil on tegelikult ju väga häid spetsialiste, kes on ka sinu saadetes käinud, ma arvan, kes päev otsa panevad niite, sest just. Ongi see on ja. Et loomulikult nad on ka oma, ma ütlen, et iga asi võib-olla omas kohas, aga võt ongi, igal spetsialistil tekib mingil hetkel oma käekiri, mingi oma arusaam ja ma arvan, see on täiesti okei, kui ma ütlen, et ma ei ole fänn. Et see ei tähenda, et nad nagu halvad ei ole, aga lihtsalt nii ta on. Ja mõni võib-olla ütleb, et issand, et sa teed radiessi, et näe, et ma ei teeks seda mitte kunagi. Et, aga nii ta on. Kas huultele, mis pidevalt on kuivad ja lõhenevad, sobiks huulte mesoteraapia? Mina ei raiskaks aega ega raha. Kui selline lause käib nagu, et pidevalt lõhenenud ja kuivad. Esiteks siin kohe ma vaataks üle on ja mida ja kas ja kuidas ta on kasutanud huultel, et kaua see olukord on olnud. Äkki on vaja seal juba arsti juurde mingit retseptiravi, et mingi põletik või seen sinna tekkinud on ja jumal seda teab. Aga kui see on pidevalt olnud, siis jah, tõmbaks selle huulehoolduse hästi baasiks, paneks korralikult on ja kuidas see õige huulehooldus on ja siis ma pigem teeksin oleneb nüüd on ja, kas isegi võib biorevitalisatsiooni teha, fillereid, midagi süva niisutavat. Et mina vist, mis sa mõtled huulehoolduse all? No näiteks see, et kui ta ütleb, et tal on pikk aeg olnud õudselt ketendavad valulikud on ja siis kasutatakse mingit, ütleme siis tugevat, ma ei tea, piparmündi lõhnalist või kaneeli lõhnalist, mingit tavalist seda hygienilist huulepulka, või näiteks kasutatakse mingid neid huuleskraabe on ja üle, sest mu huuled on kuivad, ketendavad, ma koorin nad ära ja siis panen selle tegelikult ärritavate toimeainetega huulepulga on ja siis on tegelikult ütled karuteene huultele. Et pigem tõmmata tagasi, panna mingi ülilihtne, ma ei tea, shea või vaseliini baasil mingi ülilihtne mitte ärritavate toimeainetega huulepalsam rikkalik, mida sa pead tegelikult päevas mitu korda panema, ööseks veel eriti rikkalikult, Aquaforga näiteks on ju, sest pidevalt me ju räägime, sööme, sülk koguneb huulte peale, mis on ärritav. Ja siis lõpetada nende koorivate huuleskraabide kasutamine, sest tegelikult kui sul on selline seisund, kus sul on väga ketendavad põletelikulised, siis mina ei soovita skraabe sellisele huulele. Pigem ikkagi paks niisutav huulepalsam. Sest et paljud ütleb ka seda, et kui nad hakkavad kasutama seda huulepalsamit või huulepulka, huulepalsamit, et nad nagu jääks sõltuvusse, et kui enam ei pane, jälle on kuivad ja nagu see on nõiaringis, et kuidas sellest välja saab, et ongi siis need vaseliini... See nõiaring tavaliselt tulebki nendest lõhnaainetest ja ütleme, mis ongi pigem sellised kas väga sellise pika keerulise koostisainete nimekirjaga, et kui tõmmata väga lihtsaks ja lõpetada ära huulte limpsimine, nokkimine, mingi selline närimine. Ja mõned ju tõosa verele nokkivad selle huule niimoodi. Ja väga sageli on see, et kui huul on väga kuiv, siis mõtlen, et ma limpsan keelega üle, et siis nagu niisutan, aga sülg tegelikult veel rohkem kuivatab. Ja seal on ju seedensüümid süljes sees, mis võivad siis kahjustada seda niigi õrna huulte nahka. Et siis... ma arvan, et seal on mitu asja koos, et selle kliendiga jälle rääkida, vaadata, et mida ta teeb, mis harjumused tal on ja väga sageli me seda limpsimist ei pane tähelegi. Mulle endal oli sama olukord talvel ja ma mõtlesin, et mis on, et kas ilmad on nii külmad ja siis ma sain aru, et isegi kui ma jalutasin lapsega, siis ma tegin kogu aeg nagu kogu aeg niimoodi ja see oli nagu mul, ma isegi hakkasin mõtlema, et see on mingi, ma ei tea, kas ma olen mingi ärev või mis asi see on, et miks ma seda kogu aeg teen. Siis ma sain aru, et okei, näed, et ise mõtlen ka, et mida ma teen. Aga protseduuridest siis pigem täitesüst ja biorevitalisatsioon. Kuigi tead, mis preparaat mulle meeldib, on see NZF,
et huultesse. See on küll see suu ümbrus, huule ümbrus, aga ta ei ole püsiv, et ta on tõesti 2-3 päeva, ta on sul selline, vaata, et väga ilusad huuled, natukene on niimoodi, ütleme, suurenenud, on ju, et midagi silm torkavalt ei ole, aga ta, minu meelest ta nagu, no sul on jälle vaja kuuri teha. Et tõesti võib-olla korra 6-3 korda või isegi paari nädala tagant, on ju. Et ega ta halb ei ole, aga ma olen selles mõttes sinuga nõus, et pigem siis juba võtta sellise olukorra puhul vähe tõhusam, et ongi siis täitesüst, kus on rohkem seda hüarloonapet ja ta tõmbab siin on ka vaata võib-olla inimesed võib-olla ehmuvad ära, et ma soovitan täitesüsti, aga vaata täitesüstil ja täitesüstil on ka vahe, et kas sa võtad väga vedela mingi sellise, mis sulle praktiliselt üldse volüümi ei anna või sa võtad sellise tugeva keel ja tõesti täiteaine, mis annab sulle volüümi ja süstetehnikast on ju, et minule meeldib tõesti, kui on patsient või klient, kes tahab väga loomulikke huuli, siis tegelikult ma teen kanüülitehnikas. Et väga loomulik jääb kuskilt, kui õigesti teha, ta ei migreeru sul kuhugi üles mitte midagi nagu ja tõesti jääb kena ja preparaadi osas ka leebe. Et ei oleks seda pardi huult nii-öelda, on ju. Lihtsalt kardetakse ka. Nii, lipolüüs. Kas nägu jääb veider, kui peale lõua lipolüüsi mõõdukalt kaalu langetada? Ma soovitaks pigem enne kaalu langetada ja siis vaadata, kas on üldse vaja teha lipolüüsi, kui nagunii on nagu plaanis kaalu langetada. Mina selles mõttes üldse, kui on mingid sellised protseduurid või ka täited või asjad, mul on olnud paar klienti, kes näiteks tulevad, et ma olen hetkel nagu sellel kaalu langetamis-teekonnal ja ma 5-10 kilo tahan veel langetada, siis ma ütlen küll, enne pole mõtet teha. Nägu muutub või ütleme siis, kui me räägime nagu näost, et see ju muutub nii tugevalt, et mina kõik pärast seda. Ja siis, kui seal on jäänud ütleme siis rippumine, et siis ongi vaadata, et kas siin on jäänud see rasv nii-öelda või see on ikkagi nahalõtvus, et Võib-olla on kirurgilist sekkumist üldse vaja. Suure tõenäosusega. Et oleneb kui suur see kaalulangus on, kuidas nahk järgi tõmbab ja nii edasi. Aga toetada saab ikka. Selles mõttes ma mõtlengi, et sa võid ju 10 kilo võtta siin aastaga alla, aga vahepeal tahab mingi protseduuri, siis mina teeks ikka radiessi. Oleneb muidugi patsiendist. Vaata, ta ei tekita sul, ta kuidagi ei tee sulle seda üle täidetud näoilmet, ta just nagu, ütleme siis, stimuleerib kollageeni, mis siis aitab sul seda nahalõtvust nii-öelda pidurdada. Üks küsija saatis meile ühe hästi huvitava video, mis ringleb ka TikTokis. TikToki trendid on alati huvitavad. Mul endal TikTok ei ole, kas sul on TikTok? Muidugi on. No okei, siis sa näed kogu aeg TikTokis ainult olengi. Vaata, jälle uus. Sa teed ise ka sinna, sul nagu esteetiline sisu on ka seal või? Ma kohe vaatame. Mul on see vana generatsioon, kes on Instagrami peal, aga tuleb üle TikToki. Ühesõnaga, mul on seal enda see konto ka, aga ma ütlen ausalt, ma ei ole seal nii aktiivne, et ma pigem nagu olen see scrollija, et ma vaatan, mis huvitavat seal on ja mulle jäi ka see video silma, ehk see video siis seal räägib üks doktor, et tema ei tee üldse siis, tähendab, ta ei poolda üldse lasereid, seda Morpheust, mis on väga nii-öelda populaarne praegu, on ju. Morpheus 8 näiteks. See oli siis Morpheus on mikronäälumine raadiolainetega, siis ta ei toetanud seal ultraterapit ehk siis ultraheli. No CO2, kas ta ka ei toetanud? Ja lasereid ka mitte. Just. Aga eks ta on mingi, mina arvan niimoodi, et kindlasti on seal omad plussid, miinused, absoluutselt kõikide protseduuride puhul on omad nii-öelda nagu sellised riskid, et mida sügavamale sa lähed, seda naha sisse nii-öelda, seda rohkem ka riske seal on. Kui suur see nahavigastus on, mida sa tekitad. See arst, kellest me räägime, ma tegelikult jälgin teda YouTube'is ka, tal on väga harivad või nagu ta väga hästi oskab selgitada, tal on hästi nagu selles mõttes head videod. Ta on plastikakirurg. Ta on vähemalt piltide pealt väga hea plastikakirurg, aga siin tulebki rolli see, millest me enne ka rääkisime, vaata, et mida sa teed või mis su nagu huvid on või mis on, et kui sul on see haamer on ja siis kõik need on naelad on ja et mis see sinu haamer nii-öelda on. Ja ma ütleks, et tema kui plastikakirurgist ma saan aru, miks ta ei poolda neid. Miks ta ei poolda neid või miks sa mingil hetkel arvad, et
see kirurgia on tõhusam ja ta sageli ongi, aga inimesed ei pruugi olla valmis selleks sammuks, sest see on ikkagi nii invasiivne. Tahagi kohe minna, just. kartes just seda, et kui sa lähed teed facelifti kirurgiliselt, et milline ma välja näen, et sest ju meedias käib nii palju neid ka ebaõnnestunud lõikusi ju nii-öelda siis läbi, et aga tegelikkuses on ka väga ilusaid tulemusi, et mida võib-olla siis nii palju ei esitleta. Aga seal see point oligi minu arust kõige rohkem, mis selle Morpheuse ja Ulterapi kohta, et jah, need võivad tegelikult väga sügavale jõuda ja nad võivad seda rasva lahustada, aga seal ongi see, et see spetsialist peab olema treenitud, ta peab teadma, mida ta teeb, mis sügavusel, kui tugevasti, et täpselt nii, nagu sa ütled, et kõigil protseduuridel on kõrvalnähud ja asjad, mis saavad valesti minna ja isegi siis, kui spetsialist kõik õigesti teeb, ka siis võib ikkagi nii-öelda tekkida reaktsioon, mida me ei oota, siis tuleb lihtsalt sellega tegeleda. Ma arvan, jah, selle video juurde tagasi tulles, ma arvan, see on jälle ehe näide ka sotsiaalmeediast, et sul ongi vaja selliseid tugevaid arvamusi, selliseid kiireid videolõike, sa saad ju rohkem follower'e, sa saad enda ta on täiesti vastand, vaata praegult ju Morpheust niimoodi promotakse, et see on ülihea, et sa saad endale enam-vähem uue näo ja keha, uus sina. Et ja ongi tore, et on nii-öelda ka vastupidiseid arvamusi. Siis tekibki arutelu, et mis siis tõsi on, et see ongi alati hästi põnev. Mulle tegelikult isegi meeldib, kui tulevad mingid arstid või õed ja siis kõigil on omad asjad, mis meeldivad, ja siis ongi just see, et aga põhjendavad ära, et väga äge. Sama oli meil doktor Stephen Harrisega, kes on ju täitesüstidesse jumal less is more ja kuidas tema on ka mitte nüüd niitide vastane, aga ütleme, niitidesse ei usu ja samamoodi selgitas ja temaga oli hästi hea sellest rääkida, et kuidas ise muidu laseritesse suhtud? Oi, mina olen väga suur fänn. Ma olen seal teises äärmuses. Laserid on väga võimsad. Vaata tead, mul puhtalt enda selline huvitav küsimus nüüd minu poolt, et mis sa arvad, kumb on tõhusam nagu silma alla CO2 laser või midagi muud? Sellised piinmised silmaalused kortsud, mida botuliiniga ära võtta ei saa, nahalõtus? Morpheus, CO2? Kuidas ma sulle ütlen, ma olen suur fänn sellelt, mis me enne rääkisime, et me valmistame naha ette ka siipalli või fraktsionaalse laseriga. Aga nüüd see, et milline see laseri tüüp või millised need seaded valida, vaata, siis ma pean siin nägema, on ju. Et aga kui teha, mul üks ka oli olukord, kus ma olen soovitanud niimoodi, et laserikuur alla, see 3 korda on ja siis biorevitalisatsiooni kuur peale või siis see oma plasmahooldus. Ja vaat seal on see, kus on need ülihead tulemused. Ja laseriga ka ju samamoodi, vaata see tegelikult see tulemus aja jooksul paraneb, et mina isegi soovitan niimoodi, et enne laserit teha biorevitalisatsioon alla või meso, emba kumba on ju, ja siis laser peale ja uuesti, vaata, sest et kuiva nahaga ei taha teha laserit, siis ei tule tulemust, tuleb aga üldiselt mulle tundub, et need ajad on möödas, kus tuldakse küsima seda kõige tugev nii-öelda ablatiivset CO2, kus ongi nii, et veri väljas ja nahk maas. Lihvi terve mu nahk maha on ju, et mida valusam, seda parem, mida rohkem verd, seda parem. Ja, et kus me tegime narkoosis neid lihvimisi, et pigem on ütleme, esiteks inimestel ei ole aega istuda nädal aega kodus ja taastuda ja teiseks ka see, et laserid on paranenud ja ütleme, neid valikuid on juurde tulnud, tehnoloogia kogu aeg areneb, et on jah, nii ta on. Nii, aga meil vist on, ma arvan, küsimused otsas. Just oli nii äge teha sellist podcasti, kus me lihtsalt nagu vabas vormis räägime sellistest, ütleme, jooksvatest küsimustest. Ja kuidas sinul? Ja ei, mulle ka väga meeldib. Tegelikkuses on neid küsimusi hästi palju. Et me kindlasti tegime mingi teatava valiku siin, et see nii on, sest muidu meil see eetriaeg saab täis ja siis nii ongi. Aga sina vast, et ma näen Instagramis sulle tuleb samamoodi hästi palju küsimusi, et seal saab alati küsida ja ma näen, et sa neile väga palju vastad, minul samamoodi on see boks kogu aeg seal olemas, et ma arvan, see on väga hea viis, kuidas nii-öelda inimesed saavad ja selgust. Tegelikult kirjutatakse ka päris palju nii-öelda neid küsimusi, sõnumeid, et kui ma ei ole vastanud või kui te näete, et ma olen avanud ja ma ei ole vastanud, palun kirjutage uuesti. Et siis on lihtsalt see, et mitte, et ma nagu
ei taha vastata, vaid midagi on tegelikult tulnud vahele ja ma olen just hakanud nagu vastama, aga vaata, ei lähe send. Mul on väga sageli olnud seda, et keegi just midagi, ma ei mäleta, mis teema kohal ta küsis ja see oli nii põnev küsimus ja ma läksin kohe sinna PubMedi otsima nagu teaduslikku kirjandust, et ma isegi ei olnud kursis, et mis hetke seis nagu on. Ja ma jäin nagu nii lugema ja siis ma mingi 2 nädalat hiljem sain aru, et ma ei ole sellele inimesele vastanud. Aga no kõik on mõistvad ja saavad aru, aga... Võib-olla mõni paneb unfollow siis. Sorry. Aga see sageli on see, et see ei ole ka nii, et kõik küsimused tulevad mul niimoodi. Et ongi see, et ma täitsa lähen nagu kontrollima või vaatama. Tead, mina isegi olen kui on, ütleme, selline küsimus, millega ma võib-olla ise nii palju ei tegele, et ma võtan ühendust teise spetsialistiga. Ma uurin nii-öelda tema käest järgi, vaatan, kas meie need mõtted ja arusaamad ka ühtivad ja siis ma täpselt samamoodi vaatan ka veel neid teadusartikleid ja tegelikult ma olen ülitänulik, et inimesed julgevad küsida, sest et see harib mind ennast ka hästi palju. Just, jaa. Et selles mõttes on see üliäge, et selline vastastikune harimine. Et see on jah. Nii, aga igal juhul väga tore, et sa tulid taas. Aitäh. Ja no tegelikult me vist mõlemad tahtsime üksteisega. Jaa, me tahtsime midagi rääkida. et jah, mine sa teadki, teeme veel kunagi podcasti. Jah, olgu. Igal juhul. Tänud. Aitäh sulle. Kõik.